Hei, mina on Joosep ja siin on Mattias. Ja täna me mängime sihukest mängu nagu Magic the Gathering, mis on siis kaardimäng, kus tuleb siis üksteisega võidelda. Mattias, mis kaarte sina mängid, mis tekki? Ma mängin ühte tekki, mis on valged ja sinised. Ja ma olen sinna natuke pannud oma kaarte juurde, aga põhimõtteliselt see on tekk, mille saab poest osta ja saad kohe mängima hakata. Siuke. Mul on endal kokku pandud sinistest ja punastest kaartidest ja hästi palju siukseid väikseid koblineid on. Nii et nad tulevad ja kobeldavad kõik kokku sul. Ja mul on siis siuksed nagu valged, siis annavad tavaliselt elusid nendele, kes neid kontrollib. Ja sinist on sellised, kes näiteks kui sa tahad mingit kaarti mängida, siis väga tihti on see, et ei, sa ei mängi seda kaarti. Ja sinised on siuksed tüütud, nagu ikka. Aga kas see päästab mind? Ma ei tea, mul on ka sinised. Valged päästavad ehk. Tõmbame siis 7 kaarti alustuseks ja hakkab pihta see asi. Veeretame, kumb alustab. Ma saan 5, mis sa veeretan? 13. 18. Sina otsusta, kes esimesena käib siis. Ja ma kõigepealt vaatan oma kaarte ka, et kas ma olen rahul nendega. Ma olen rahul, nii et ma jätan need 7 kätte ja ma ei tee mulligani. Vot. Aga ma alustan, nii et ma saan esimesena käia, aga ma ei saa kaardi tõmmata. Ma mängin siis ühe landi, ehk siis mana, mille eest ma saan pärast kutsuda kolle. Ja ma juba saaksin kohe midagi teha, aga ma ei tee. Nii et ma annan korra sulle edasi. Okei, ma tõmban kaardi. Vaata, mis mul siin on. Ma panen ka landi. Ma panen niimoodi, et siis kaamera oleks paremini näha. Ja siis ma käin ühe väikese krabi, tal on landfall. Ehk iga kord, kui ma nüüd tulevikus landi mängin, siis sina pead 3 kaarti prügikasti panema enda pakist. Ja tema muud ei teegi, kui on väike krabi siin, jookseb mööda seda randa ringi ja siis kasutasin landi ära. Kõik. Selge. No nii, tõmbame kaardi. Ja siis ma vaatan, et mul oleks juba võimalus midagi mängida, kui ma panen veel ühe saare ja siis meil on ilge saarestik juba. Jep, siis ma maksan need või täpin nad ja siis toon mängu siukse zombi nagu Wretched Throng. Tal on siis mingid omadused, kui ta sureb, siis tal on raskusi surnuks jäämisega. Ta tuleb tagasi või? Siuke kall. Ja kuna tal on see summoning sickness, siis ta ei saa kohe rünnata. Nii et kord läheb sulle. Yes, ma saan uue kaardeti. Oi, milline kaart. Siin on muidugi näha, kuidas moodi Mattias täpib oma lende ja Joosep täpib niimoodi, et ta teeb sellise kelmika väikse nurga. Nii, oot. Ma mõtlen, mida teha. Kas ma teen nii, et sul on paha kohe või? Jaa. Okei, ma teen nii, et sul on paha. Ma siis ei halasta üldse. Ma panen selle ja siis su kollikene sinuga ei juhtu midagi, aga tema on lendav esiteks, ta on siuke öökull, nagu näed, mingi maagiline öökull. Ja ta saab ühe juurde. Ja ma käisin sellega. Sellega käingi tema. Ta saab ühe juurde siis, kui ma kästin mingeid spelle. Mingisuguseid non-creature spelle. Just. Kas see tuleb talle nagu selle counterina juurde? Jah, just. Ja ainult 1 korraks. Ja rohkem ma ei saa midagi teha, mul ei ole mõtet rünnata sind üldse. Ongi kõik siin kord. Nii, ma ennem siis panen oma landid tagasi untapped olekusse, tõmban kaardi. Ja kui me midagi siin reeglite vastast teeme, siis kindlasti jätke kommentaar, et kuidas moodi me eksime. Ja kuidas me ei oska mängida seda mängu. Nii, ma tõmbasin uue kaardi, ma mängin ühe plane'i. Ja siis mul on juba piisavalt. Mis asjad, need on seened või? Tundub, et siin need on kõrvitsad. Kõrvitsad? Halloweeni maa. Aga ma selle Halloweeni maa täpin koos oma saarestikuga ja siis kutsun mängu siukse ingli
nagu Inspiring Overseer. Ta on ka lendav nagu sinu öökull. Ja kui ta tuleb mängu, siis ma saan 1 elu. Hakkab pihta, panen siia 21 ja siis ma võin tõmmata kaardi. Oi, see on väga halb. Ja Wretched Throng nüüd saaks lõpuks ometi rünnata. Ma ei arva, et see hea mõte on, nii et ta ei tee midagi. Okei. Kord. Nii, mida mina siis teen nüüd? No mida mina siis teen? Väga ei olegi midagi väga teha ju. Ma panen lihtsalt ühe väikese koblinikese siia. No ei, nüüd nad tulevad. Tema siin hängib lihtsalt nagu väike koblinikka. Sul lendav on ju 2-1. Just. Mul on 1-2 lendav. Ma ründan sind lendavaga. Aha. Nüüd on siis minu valik, kas ma lasen läbi selle või panen kellegi blokkima. Just. Ja ainuke võimalus on, et blokkib siis see. Antud juhul nad mõlemad saaksid surma. Nii et ma ei ole veel valmis selleks. Lased läbi? Ma lasen läbi. Üks elu, mis tuli, on nüüd ka läinud. Nii, ja see on kõik. Nii, ma untapin oma landid. Võtan uue kaardi. Mängin ühe uue landi, mille ma just sain. Ja sobib. Ma nüüd jällegi maksan kõik oma maad. Ja toon mängu Jace, Architect of Thought. Ta on Planeswalker, nii et tema peab olema natuke kuskil eemal teistest kollidest. Kas ma panen ta siia? Siis siia tekib meil surnued. Pane. Jah, ja siis... Mis ta teeb? Ta teeb niimoodi, et põhimõtteliselt ta hakkab siin koguma endale counterid, kui midagi toimub. Ja siis ta counterite kogumisega tema lojaalsuspunktid tõusevad. Ja ma võin need mingi hetk otsustada ära kulutada. Aga üks kõige esimesi asju, mis tuleb, on see, et kui mingi koll, keda mu oponent kontrollib, ründab, siis tegelikult tema rünnak on hoopis -1, -0. Aha. Nii et see asi hakkab nüüd tiksuma senikaua, kuni Jace, Architect of Thought on laua peal. Ja sa pead vist selle loyalty counteri ka peale panema. 4 alguses on ju. Just, teeme nii, et siin on 4 ja siis see kasvab vastavalt võimalustele. Ja siis ma vaatan, et kuna üks sinu flying on täpitud, ehk siis võimalus on olemas, siis ma ründan oma ingliga sind. Jah, ma saan haiget 2 damage'it sisse. Nii. Ja see on kõik, annan sulle. Lõpuks. Mulle ka mingi länd. Nii, lendav on sul seal, 2-1 teeb see tämmi. Aga no lendav on juba hõivatud mulle. Nii, tema on tagasi meil. Ma panen siis Rape Bombardmenti. Ehk kui creature'id, kellel tegelased siis, kellel on 2 või vähem rünnakut, siis see teeb otse 1 tämmi sulle sisse, kui nad ründavad. Ma käisin ühe landi ka, seega panen 3 kaarti prügikasti. Ah nii, just. Käest siis? Ei, siit. Siit, nagu pealt poolt. Jah. Lihtsalt 3 kaarti prügikasti käib lihtsalt. Ma siis näitan neid ka või? No prügikastis näeb neid niikuinii. Üks ingel läks kaduma. Siis üks rebane samurai läks kaduma ja üks land läks kaduma. Nii, ja ma ründasin nendega, sa saad 2 tämmi kohe sisse selle tõttu. Sest nad on nõrgemad kui, nende see power on siis vähem kui 2. Ja ma ründan sind nendega, aga ma ründan su Planeswalkerit, mitte sind ennast. Nii et kui sa blokid, siis bloki, tema on lendav. Teda sa vist ei saa blokkida praegu. Ei saa, nii et siis see läheb mulle jällegi kirja. Ei, see läheb su Planeswalkerile. Okay. Ehk siis 1, sul on nüüd 4 asemel 3 seal. Ja tema ei tee tämmi, kas sa blokid teda? Ei, miks ma peaks? Olgu. Kes ta üldse on, ta on krabi või? Ta on lihtsalt krabi, ta hängib. Hängib rannas ja siis ta ähvadas sind, aga ta ei löönud sind. Jaa küll. Olgu, ja see on siis kõik, mis ma teen praegu. Oi, kuidas ma sain unustada? Ma oleks ju võinud praegu. Jaa, -1 saad panna talle. Nii et tegelikult kõik on korras.
4 oli sul jah. Chase korra kaotas, tema lojaalsus lõi vankuma, aga siis tal tuli meelde, et hei, ta on Chase, Architect of Thought. Ja siis ta hoopis võttis sinu kollidelt rünnakuvõimet vähemaks ja ta sai ühe counteri juurde. Nii et iga kord, kui ta seda teeb, ta saab counteri juurde? Just. Okei. Nojah, siis on kõik. Tõmban kaardi. Panen untapin oma landid. Ja eluka. Ma mängin ühe uue landi. Ja siis ma ei tee mitte midagi. Sinu kord. Võtan kaardi, untapping kõik asjad. Vaatame, mis me siis sinuga siin peale hakkame. Mis ta need järgmised võimed on? Järgmised võimed on sellised, et põhimõtteliselt lühidalt kokkuvõttes ta saab kaarte vaadata. Okei. Ma panen uue raid bombardmenti, teise siis siia juurde. Sa saad neid stackida? Jah. Wow. Kuidas see siis käib? See käib niimoodi, et siis... Nüüd sa saad 2. Okay. Iga rünnaku pealt, mis on väike. Aga sul endal nüüd on tagasi. Jah, ta on valmis kaitsma. Siis sellisel juhul on kõik. Ahaa. Nii, võtan uue kaardi. Toon mängu uue landi, mis ma just sain. See on Tranquil Cove. Ehk siis on land, mis saab olla kas siis sinine või valge mana. See näeb väga ilus välja. See on vist sellest Kamigawa uuest setist. Neon dünastia, mis on selline küberpunk Jaapani. Või mis uus oli? See on juba vana. Jah, see on vist mingi aasta vana. Aga nii, mis mängu me siin mängime, et keegi julge midagi teha. Ma ei tea mitte midagi, anna sulle. Aga. No nii. Mõlemal on 18 elu, väga tasavägine. Nii, võtame need, liigutame natuke siia äärde, et neid ikka näeks. Tõmbame koomale siin. Ma käin siis Frost Tricksteri, ta lendab, ta on 2-2 ja ta võime on see, et ma saan tappida sinu creature'i ja ta ei untapi sinu koda jooksul. Ühe korra. Just. Ja ta on lihtsalt vässu sul nüüd. Ta ei tee midagi enam. Jep, pajus niimoodi kreeni natuke. Nii, ja nüüd kui meil on siuke lugu, sul on 2-1 zombi, jah. Ma ründan siin su Planeswalkeri kõigi nendega. Ehk siis 1-1-1-2 lendab ja siis 0-3. Sa saad kohe endale siis 6 damage'it. Nüüd siis mina. Jah, see läheb sulle, jah. Ehk siis 18 pealt 12 peale. Just. Aga nüüd Jace, Architect of Thought, ta ikkagi tahab endale panna uue counteri, eks ole? Ehk siis, et ründajad on -1. Jah. Kas kõik rindajad on -1 nüüd või? Jah, ma võin seda kontrollida, aga nii see vist oli. Jah, ükskõik. Tähendab, kuidas sa tõlgendad seda? Whenever a creature or opponent controls attacks, it gets -1/-1 until end of turn. Jah, siis küll jah. Aga siis oli täiesti mõtete rünnak peale selle, ma su eludele haiget tegin. Jah. Aga kõik toimub nii kiiresti ja ma sooviks... Mis sa teed, blokid ka või mis sa teed? Sa võid veel loitse kasutada. Jaa, loitsud tulevad niimoodi instantselt, aga ei, ma siiski ei tee seda. Olgu, nemad on siis mul väsinud ja see on minu korda lõpp. Hüva, võtan uue kaardi, untapin oma... Ta nüüd võib, eks ole? Jah, oota, ma käisin ta nüüd ei untapi, ühe korda ta on vässu. Siiamaani. Õige. Nii, ma mängin uue Tranquil Cove'i. Vau, see on 2 tükki neid ilusaid kaarte. Ma arvan, et ma vist äkki hakkan neid niimoodi üksteise peale panema. Aga ta tuleb vist tapped või? Tavaliselt need topetlandid tulevad. Jah, sul on õigus. Ehk siis see on tapped, eelmine nüüd on untapped. Nii. Ma olen küll siin mana näljas väga. Mul kohe ei ole seda mana. No. Tee, mis tahad. Nii. Ma siis tappin niimoodi. 1, 2, 3, 4 ja 5.
ja tuleb selline Storm Rider Spirit, kes on vaim. Ta on lendav 3-3. On siis selline äikesetormis laternate keskel lendav vaim. Kummitab siin ringi. Vaat see oli mul ikka täpselt, eks ole, väsinud. Jah, ta on väsinud. Aga siis ma ei tee midagi muud peale selle. Kõik jah? Jah, sinu kord. No nii, mis me nüüd teha saame siin? Väga ei saa midagi erilist teha. Nii, ta lendab. See on nii palju lendavaid järjest. Mul ei ole üldse mana. Mul on väike probleem. Mana puudus on täielik. Jah, 3 ei ole üldse palju. Okei, äkki saab nii teha. Ma võtan tal 4 elu ära. See on siis sorcery, mis teeb 4 damaget. See on väga hea. See teeb mulle palju halba. Ja siis mis me nüüd edasi teeme? Mul läks 2 mana ära. Ma ründan su Planeswalkerit kõigiga. Hyvä, siis sa saad sisse 8 damage'it kohe. Ehk siis 12 pealt 4 peale. Ja sa ründad nüüd keda? Planeswalkerit? Jah. Ja. Tal on 2 elu. Ta tahaks teha, eks ole, siis panna 3 peale. Just. Aga nüüd vaatame, mis siin on. 1. 0, 0, 0. Jah, nii et siis tal... Sa saad veel blokkida ka, kui sa soovid. Hea küsimus sulle reeglite osas, et kui sa otsustad mu Planeswalkerit rünnata, kas ma saan üldse oma kollidega? Jah. Okay. Blokkida sa saad nii nagu sind rünnataks. Hyvä. Nii, oota, kokkuvõttes mu Planeswalker sai 3 peale oma selle lojaalsuse, aga nüüd siis tal on ohus, et 1 läheb maha veel, eks ole. Ja. Nojah, aga siis ma blokin ikkagi vaatavad selle lendav, aga seda lendav. Minu lendav saab surma, sinu oma ei saa. Ja tal langeb lojaalsus 2 peale. Miks? Ta ei saanud pihta? Keegi ju vist andis talle pihta või? Ei, ta ei saanud üldse pihta. Okei. Vedas. Nii, ja nüüd on sinu kord. Ma untapin kõik oma arvukad maad oma ingliga, kes nüüd on taas mängus. Maksan uue landi. Ma unustasin ka kaardi tõmmata. Nii, aga nüüd on niimoodi, et ma maksan 2 vett. Toon mängu uue zombi. Veel üks zombi. Ja siis veel maksan ühe väikse veekese, näiteks siit, ja mängin siukse instanti siia mängu, ehk siis, et ma valin välja, milline koll läheb sinu kätte tagasi. Okay. Ja kui tema mana väärtus on 3 või vähem, siis ma saan vaadata oma järgmist kaarti ja otsustada, kas ma tahan seda või mitte. Instant läheb surnueda. Kas sa tahad seda panna peale või alla siis Scry? Hea küsimus. Ja Scry tähendab seda, et sa vaatad kaarti ja kas sa paned siis kaardipaki peale selle tagasi või kaardipaki alla. Kas sa tahad järgmine kord tõmmata seda või mitte? Ja just. Aga nüüd siis ma valin, et millise kolli ma tagasi saadan. Saada mingi odav. Mingi odav. Ütleme, ma sellest lendavast tahaks lahti saada. No arvat on, jah. Tagasi kätte. Ja kuna oli siis vähem kui 3, siis ma saan vaadata oma järgmist kaarti. Mulle meeldib see, ma jätan see peale. Okei. Ja see instant läheb siis minema. Teed ka veel midagi? Ründad või midagi? Sul on palju elusid ja need on täpitud, eks ole? Jah. No ma suurima hea meelega ründaksin ja. Nii, palju sa mulle tämmi teed? Ma ründan selle vaimuga, selle ingliga ja selle zombiga. 5-7 tämmi. Just. Ja teist peale. Kõik või? Jah. Tõmban kaardi. Panen landi. Panen 3 kaarti prügikasti. Ja see on siis punane sinine gaas, ega ta tuleb täpt.
Seda ma kartsingi, et see, keda ma tahan, läheb prügikasti. Kiisu läheb prügikasti. Ja üks vampiir läheb prügikasti. Vaene vampiir. Siis ma käin ühe oma lemmikaadi, kes on Electrostatic Infantry, ehk siis ta on Dwarf Wizard, võlude dwarf. Ja kui ma, ta on trample kõigepealt. Ja kui ma siis teen sorcery või instant spell'e, siis ta saab 1-1 counter'i jõuda endale. Ta tuleb üsna odavalt, üsna nõrgalt, aga ta saab tugevaks. Ta kasvab, jah. Tema maksab meil siis 2 mana. Ja siis ma ründan siin nende kahega, sa saad 4 tämmi sisse, saad surnud. Jah, hea töö. Hea töö, väga hea mäng. Aga sul on väga võimas kaardipakk, sest see Chase näiteks on väga võimas sul. Ta nagu nullib kõik mu damage'i ära lihtsalt. Jah, see oli hea, et sa ikka said talle sükse kirja sellise suure lojaalsuskaotuse, sest et tema idee on jah see, et kui ma saaks tal 8 lojaalsust maha võtta, siis ma saan põhimõtteliselt vaadata su paki läbi, enda paki ka, mõlemad mängust kõrvaldada, aga ühe tagasi tuua. Nii et siis asja mõte on selles, et ma sinu oma Eido tagasi, enda oma toon tagasi. No minu mängu võitsid väikesed krabid, goblinid ja siis öökull. Ja niimoodi see mäng läks. Ja, eriti iseäranis, et see krabi, ta ei suuda rünnatagi, nii et ma kaotasin sellele krabile. See oli siis Magic the Gathering. Ja kui teile siuke video meeldis, siis kindlasti kirjutage kommentaaridesse, et tahate siukest asja veel näha. Ärge unustage ka subscribe ida ja like ida. Ja siis võibolla tulevikus teeme ka teiste tegelastega siin lahingut. Keda teie tahate näha võitlemas teineteisega kaartide abil. Just täpselt. Ja muidugi vaadake ka Keldrilahesid. Meil on ka Patreon, meil on ka Discord. Saate Discordis meiega juttu rääkida, Patreonis saate meid toetada ja näeme juba Keldris.